ütle siis pöö, siis ma hakkan pidama. Nii. Tere kõikidele! Täna tahan mina teile rääkida loomast, keda te kõik tunnete, kellega te kõik olete harjunud ja kelle välimusega te olete ka kõik harjunud. Et kui on jänes, siis on tal pikad kõrvad ja lühike saba ja ta ise on niimoodi armsalt karvane. Aga kunagi väga ammusel ja hallil ajal oli jänes hoopis teistsuguse välimusega. Nimelt oli jänesel lühikesed, väikesed, ümmargused kõrvad, pikk saba, mis oli isegi rõngas ja tal ei olnud mitte ühtegi karva. Ta oli vaesekene paljas ja nõndaviisi pidi ta siis põõsaste alt ringi jooksma, hüppama, toitu otsima ja vaenlaste eest ära põgenema. No suvisel ja soojal ajal oli jänes oma eluga üsna rahul. Toitu oli küllalt, joosta oli hea kerge, ei hakanud kunagi palav, aga vaat siis, kui tulid sügisesed, külmad tuuled ja linnud hakkasid lõunamaale rändama, siis jänes hakkas mõtlema, et külm ja talv ja mis must talvel kõik saab, et tahaks ka lõunamaale. Ja otsustas, et ta läheb lindudele järele ja hakkaski minema. Aga ennäe imet. Maager on ikka ümmargune ja jänes, kes enda arvates läks kogu aeg lõuna poole, jõudis alati sinna samasse paika tagasi, kus ta oli oma teekonda alustanud. Ja talv tuli aina lähemale ja ilmad läksid aina külmemaks ja ööd pikemaks. Ja vaene väike jänes ei osanud endaga mitte midagi muud peale hakata, kui mõtles ja mõtles. Ja korraga tuli talle meelde, et tegelikult oli olemas üks tegelane, kes loomi aitab. Et talle tuli meelde, et Kalevipoeg oli kunagi Siilile ka tükikese oma kasukast andnud. Ja Siil oli ju nüüd oma kasukaga rahul ja kõik oli hästi. Ja siis mõtles, et meie jänes, et Kalevipoega, kust ma selle Kalevipoja leian, et ei oska teda nagu kuskilt otsima minna ja keda ma siis nagu tülitan. Ja käis oma murega siis mööda metsa ja kohtas seal puuraidurit, kes tegi metsas parajasti tööd. Ja läks siis meie jänes puuraiduri juurde ja ütles, et kulla mees, et kas sa mind ei saa aidata. Puuraidur vaatas seda väikest olevust ja küsis, et mis sul mehekesel siis häda on? Ja jänes rääkis talle siis oma loo ära, kuidas tuleb talv ja kuidas tal on külm ja kuidas ta ei tea, kuidas ta talve üle elab. Ja lõpetas jänes oma jutu siis palvega, et kas sa ei oleks natuke hea mees ja annaksid mulle tükikese oma kasukastest. Näed, sina oled oma kasuka visanud kännu peale ja sul teda tarviski ei ole. Et anna sealt mulle tükikene, et ma õmblen endale sellest talveks kasuka. Ja puuraidur vaatas jänest ja ütles, ega sa tõesti suur loom ei ole, et kui ma annan sulle paar vaksakest. Kas te teate, mis asi on vaks? See on pikkuse mõõt, mis jääb nimetis sõrme ja pöidla vahele. Ja puuraidur ütles, et sinule ma lõikan siit oma kasuka küljest 2 vaksa pikkust tükikest. Küll sa sellega toime tuled. Aga oot, enne ma pean sind ikka igaks juhuks üle mõõtma. Mõõda siis, ütles jänes. Ja puuraidur võttis jänese kõrvadest kinni ja tõstis ülesse ja hakkas siis jänest niimoodi mõõtma, et kas see 2 vaksa ikka katab jänese ära. Jänes rippus niimoodi puuraiduri käe küljes ja puuraidur muudkui mõõtis teda ja mõõtis, et 2 vaksast aitab küll, ütles puuraidur ja pani jänese maha. Aga vahepeal oli juhtunud selline lugu, et sellel ajal, kui puuraidur jänest kõrvu pidi peos hoidis ja teda hoolega mõõtis, venisid jänese kõrvad pikaks. Jänes ei pannud seda ise tähelegi, sellepärast, et ta oli nii rõõmus, et ta sai selle 2 vaksa pikkust tükikest seda kasukat. Ja niipea, kuidas need tükid oli kätte saanud, võttis ta jalad selga ja kohe koju ja hakkas endale kasukat tõmblema. Õmbles kasuka valmis, hakkas selga proovima. Igast otsast kasukas, mis kasukas, aga näe, kõrvad sisse ei mahu, kõrvade jaoks pole mitte midagi.
ei jätku materjali. Mõtle siis, et kui kõrvad saab sisse tõmmata, siis jäi kuidagi saba ja tagumik paljaks. Kui jälle kõrvad välja jätta, no siis enam-vähem sai kõik ära kaetud. Jänes mõtles, et kumb variant siis on nagu sobiv ja otsustas, et olgu nende kõrvadega, kuidas on. Peaasi, et ma nagu kena välja näen ja tagantpoolt ka mind hea vaadata oleks. Ja nõnda siis jäigi. Jänese pikad kõrvad jäid kasukast välja. Aga saba oli tal ju ka pikk, mäletate, saba oli pikk ja rõngas. Ja talvel tulid külmad, muidu oli hea olla, aga see pikk saba, mis ikka ka kasukast välja ulatas ja külm võttiski selle saba ära. Ja siis jäi kevadeks oli siis lugu niisugune, et rebase või meie jänesel olid siis pikad kõrvad, kus oli hästi vähe karva, kus kasukat ei olnud, aga muidu oli tal ilus, pehme, soe kasukas seljas, aga saba oli tal ka jäänud väikeseks ja lühikeseks. Nii et niisugused lood siis juhtusid vanal ajal meie jänesega. Tänaseks kõik.